Tervist, tõepoolest, mis ime see siis nüüd on, et siin sellises kõige mustemas öös, mis meil on detsembri ööd, Vene kiriku ja Toompea lossi vahele on kogunenud inimesed, et kas see on mingisugune salasekt või mis. Aga tegelikult me ju mõistame, et olukord on üsna kehv ja kui me midagi ei tee, siis need, kes mõistavad, need kannavad vastutust, et nad ei õpetanud, ei öelnud teistele, et tuleb midagi ette võtta. Seega see kamp, kes siin on, praegu ei ole mitte mingi salasekt siin pimedas öös detsembris, vaid me oleme tegelikult saadikud, kes peavad rääkima teistele, kes meid kuulavad ja me peame õpetama neile, et Eestimaa pale on muutumas juhul, kui me midagi ette ei võta. Me saame ise sellest aru, siin on juba väga palju kõneldud, ma väga palju rääkida ei taha. Vene ajal trööbati ju Eesti maad kõvasti, aga enam-vähem sellisena jäi ta alles. Ja praegu, kui me elame oma rahva kõige jõukamat aega, praegu ma arvan, et väga suur osa inimestest ei saa lihtsalt veel aru, kuhu see jõukus võib meid lõpuks juhtida. Me elame ikka selles samas teadmises. Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna saab ikkagi Fred Jüssi. Rahvas ostab raamatupoodidest kõige rohkem ikkagi Valdur Mikita raamatuid, kes õpetab meid olema metsa- ja kukeseine rahvas. Me armastame panna endale kodus kalendreid seinale, kus meie paremad loodusfotograafid on neid ilusaid ilupilte. Aga sõbrad, me peame ütlema kõikidele, et need ajad hakkavad mööda saama. Me hakkame saama tavaliseks edukaks arenenud riigiks, kus ei hüppa põdrad enam ette autodele, ei murra hundid lambaid ega karud mesipuid. Me muutume tavaliseks riigiks, kui midagi ette võtta, sest meil on raha. Me võime kõik üles osta, me võime kogu Eesti kas või asfalteerida, sest meil on praegu jõukust ja meil on võimalusi. Ja selleks, et mitte ainult metsaga piirduda, sest mets on see, mis on täna toonud inimesed siia kokku. Aga mets ju lõpuks, nagu siin on mitu korda öeldud, kasvab ikkagi kuidagi moodi tagasi. Aga see, mis metsas toimub, kui rajatakse laiu, maantee laiuseid, sirgeid, noolsirgeid teid läbi metsade, suurte kraavide ja laiade teekõrvastega, siis see muudab metsa ja tema metsatervikut Eestis. Kui suurendatakse raiemahtu selleks, et käivitada juba niigi palju paberipuitu nõudvat raiet, et veelgi seda suurendada, käivitatakse tselluloositehas, millest siin juttu on olnud, rajatakse kogu läbi Eesti Rail Balticu trass, mis lõikab Eesti pooleks. Kui seda kõike tehakse, sest raha on, siis lõpuks me ärkame üles või jätkavad meie lapsed ja seda meil enam ei ole. Aga raha meil on, aga lõpetuseks ma loen teile ühe luuletuse, et me mõistaksime, et kuhu me võime jõuda, kui meil on palju raha. Ma vaatan, kus see leheküljel siin on ja loen seda teile ette. Nõnda. Nad müüsid oma metsa, nende suud topiti kulda täis. Nad müüsid oma mulla, nende kõrvad karrast tulvil. Nad müüsid oma liiva, nende ninast niriseb nüüd hõbe. Nad müüsid oma valge pae, neil kupüürid pisteti varba vahele. Nad müüsid kivid, müüsid kruusa, neil püksis punane rubiin. Nad müüsid oma põlevkivi, nende sooled kallati täis kalliskive. Nad müüsid oma fosfori, nende aju sileda siidina läigib. Lamavad suure augu põhjas, taevas on kaugel. Lamavad käed risti rinnal põrgu väraval. Aitäh!